Aeg on käes. Täna on laupäev. Ma otsin oma juuksevaha nüüd. Teen 2 asja korraga, sest ma olen natuke hiljaks. Siin ta on. Kes mind Instagramis jälgib, võivalt täheldas, et ma panin ühe story ülesse, kus ma ütlesin, et võtke mult see pudel käest ära. Käib kah tänapäeval nii minu päev. Anyway, meid on 38 000 siin. Aplaus teile kõigile. Eelmisel nädalal olime me 37,6 või 7 peal. Igal juhul selle alkoholi teema nüüd jätkuks ja uutele inimestele. Sel aastal ma ei ole kordagi joonud alkoholi selle eesmärgiga, et nagu juoda purju. Ma olen maitsenud alkoholi. Ma ei ütle, et ma pole üldtilkagi joonud. Ma olen maitsnud olukordades alkoholi, kus mul on võimalik proovida midagi uut. Ja see nädal on pannud mind tahtma jooma. Aga tõesti natukene on veel aega. 30 detsember saab minul aasta siis alkoholita läbi. Täna ilmselt ükskõik mis outcome ei oleks, ma jooksen ennast purju. Kas siis kurvastusest või siis suurest õnnejoovastusest. Me ju keegi veel ei tee. Selleks hetkeks, kui see video on üleval, siis kõik juba teavad ju. Ma hetkel olen veel väga õnnelik, aga võib juhtuda, et ma olen kohe varsti väga kurb. Tegelikult isegi alkoholi tahaks nii väga. Võiks olla Xanaxit välja kirjutatud. Pinge on ikka mega laes. See on vist ainuke nagu närvipingeid natuke vabastav tegevus täna meil siin päevakavas. Meil on hetkel veel pool tundi aega, kui peaks saabuma Sofi, kes on siis, mis ma nüüd selle poole tunniga teen siin? Purksi! Ma ei tea, kui hea mõte see nüüd oli praegust. Kas asi minus või Hesburger pole enam päris see, mis ta varem oli? Hello! Me oleme siin Larsen hotelli ees, sest et nemad on nii vahvad ja vinged olnud, et lasevad meie kaaskirjutajatel enda juures ööbida. That's good. Fancy. Oh, wow. This is lovely. That's very nice. Hello, I live here. Now that I'm a famous songwriter, this is the kind of place I'm staying in. Oh, you can even kitchen. You can even kitchen. What the Kitchen. You can kitchen. Nähe myöhemmin. Nähe myöhemmin. Joo, ciao. Ma olen nii mures tegelikult. Ma olen väga mures. Ma näid seda välja, aga ma olen fucking mures. Ma ei ole vist mitte kunagi mitte midagi nii väga nagu tahtnud, kui ma seekord seda tahan. Või nagu, ma ei oska teile seda kirjeldada. Kui ma oskaks seda kirjeldada, mis tunne minus on, ma ütleks teile otse välja. Kuule, ma mõtlesin, et ma tegelikult vist ma selle thumbnaili peal paneks lihtsalt tegelikult sinna juurde ainult sellele, et see live on. See on siis Märt, kes vahepeal aitas mul ka tegelikult vlog editida. Tahtsin lihtsalt tegelikult ühte asja näidata teile. Minust suurt perset. Mis sul sinu persega on, Henri? Ma ei tea, ma olen nii uhke selle üle. Tänne teab. Mida ma veiniga teen? Mida ma su veiniga teen? Lihtsalt tahtsin näidata. Ma olen, saad aru, Henri, ma olen terve see nädal tahtnud räigelt juua. Sama. Ja siis on Henri siin. Nad rääkisid juba tekiila joomist ka. Kas ma võtan teile tekiila välja? Ma valan teile ise välja selle tekiila. Me oleme Sony kontoris. Henri juba asus mingit contenti tegema, lähen vaatame. Hakkas peedistama seal siin seda. Meil on rollimängu praegu. Sellepärast panidki need kinni täna, et Henrit mitte erutada. Aga nüüd saab lahti teha. Nüüd saab lahti teha. Just saying, jah. Okei, kas on family friendly ma ei ole? Ei, me ei ole ammu enam family friendly. You're so wild, guys. Oh my god. Me ei tasu, jah. Ma tulen sinna. See you soon. See you soon. Bye. Ma ütlen ausalt, ma tahtsin see aasta tegelikult minna fulli finaali välja. Nagu ma tundsin, et meie lugu oli seda väärt. Kindlasti said edasi väga tugevad lood. Ma arvan, et ma ei hakka nutma, aga ma olen väga lähedal sellele. Sest et nagu see, mis ma pidin veel selleks tegema, et nagu panna kõiki uskuma, et me peaks saatma laulu. Nüüd jõuda sellesse kohta, kus me ei saa seda laulu nagu esitada laiviski. Ma ütlengi, et ma ei võtnud mitte kunagi edasipääsu kui enesest mõistetavana. Lugu tuleb täna välja, streamid seda Spotify'st, panete YouTube'ist seda igal pool peale, repeat'i peale, näitate kõigile eestlastele, viite selle nagu toppi. Äkki sellega saate natuke paremaks mul töö teha. Ja Mihkel Kihva Kõva, kes ütleb, et see ei ole eurolaul. Eurolaul, ma ütlen teile ühte asja. Kes praegust nagu noortest on edasi saanud. Eurolaul ei ole koht, kus sa saadad eurolaulu. Sa saadad sinna laulu, mis võiks nagu esindada Eestit ja näidata kui nagu Eestit kui nagu midagi nagu progressiivse maana.
siis okei, kui te arvate, et Eurolaulule peaks saatma asja, mis on lihtsalt Eurolaulule 100 korda saadetud, siis minu meelest see on viga. See tuleks saata midagi uut ja meil on sellel aastal väga palju uusi lahedaid asju. Ja ma loodan, et see aasta ei tehta seda nagu viga, et saadetakse mingisugune Eurolaul, mis on nagu peaks minema Eurolaulule. See on kõige idiootsem mõte, mida üldse mõelda. Sorry, et ma niimoodi bluntly honest ütlen, aga see on lihtsalt kõige idiootsem mõte. Ja mul oleks siga hea meel, kui see oleks noor, kes läheks sinna. Said nii tubli ausalt laulu, saidki, su laul oli väga hea. My god, me suuda kuuldi. See on okei olla löödud. See oleks kõige... See oleks... Kuidas ma ütlen? Kui me ei oleks läinud võitma sinna seekord, siis miks me oleks läinud sinna? Me ei läinud niisama seda sinna tegema. Lugu on väljas, te saate seda kuulata, see on teie oma, see elab oma elu edasi ja mul on nii hea meel selle üle. See on ausalt öeldes laul, mille üle ma olen nagu kõige uhkem siiani.